Kristel Ainsalu Töötukassast ja Mirjam, kes räägib meile natukene enda soovitusi sellest, et mismoodi ühte karjääri lõpetada ja miks ja mis siis edasi saab. Mirjam, ma kutsusin sinu sellepärast täna siia stuudiosse, et kui ma sinuga eelmine kord rääkisin, siis sa rääkisid mulle oma kogemusest, mismoodi üks karjäär päriselt võib lõppeda ja see on tervis. Ja tervisest rääkida, on kaks varianti minu arust Eestis, kas kõik kurdavad oma tervise üle või siis arvatakse, et tervisest ei ole ilus rääkida ja vaikitakse oma tervisemured maha. Mismoodi sinu lugu alguse sai? Minu siis selline lugu sai alguse eelmisel aastal, kui olin kinnisvara hindaja kuskil 5 aastat olnud, tegin päris palju tööd, nägin vaeva ja ühel hetkel tegelikult see protsess oli võib-olla päris pikk, et ma ei osanud kuulata enda sisetunnet, et kus hakkasin tundma, et esiteks peaks rahulikumaks tempot tõmbama ja siis kuidagi lasin selle palli nii veerema, et lõpuks tekkisid siis füüsilised sümptomid. Ma jäin haigeks, käisin mitmel korral EMO-s abi otsimas, aga sealt miskit väga ei leitud ja lõpptulemus oligi siis see, et ma olin 5 kuud haiguslehel, üldistunud ärevushäiretega ja need muud füüsilised sümptomid tol hetkel siis õnneks kadusid ära. Töötasid ennast üle ja läbi? No ma tagantjärgi nüüd ütleks küll jah, et see läks sedapidi, et ei tahtnud oma mõistust kuulata ega sisetunnet ja lihtsalt keha andis alla. Me tegime küsitluses ka ühe küsimusega selle selgeks, et mida inimesed arvavad tööst ja tervisest. Me kohe vaatame seda ka, aga mis oli see hetk sinu jaoks, kus sa pidid tegelema selle mõttega, et kas ma peaks nüüd rääkima kellegagi sellest või mis ma nüüd tegema pean või kas ma peaks varjama ja edasi rapellema või et kus see murdepunkt sinu jaoks oli? No ma tegelikult olen olnud alati üsna selline avameelne, ma pigem ei hoia enda sees mõtteid või tundeid, et näitan seda välja, ehk siis minu lähedased olid pikalt seda kõrvalt nagu näinud ja enda elukaaslased sain päris tihti seda mõtet või tuiskas õhku mõtet, ehk peaks ühele etapile nüüd punkti panema. Aga ma arvan, et ikkagi see murdepunkt oligi see, kui ma ühel päeval lihtsalt jäingi haigeks ja kuu aega siis oled mingite sümptomitega ja see oli, ma veel mäletan, et kogu selle nii-öelda karjääri jooksul oli alati minu prioriteet nagu töö, mu kliendid, mul käisid mõtted läbi, et issand, et kui midagi peaks juhtuma, et kuidas ma küll esimese asjana võtan klientidega ühendust, et neile teada anda, et kuidagi need prioriteedid olid väga, väga valed minu arvates sel hetkel. Et see murdepunkt ikkagi oligi lõpuks see tervis ja kahjuks see nagu panigi siis sellele tööle nagu punkti. Et jah. Aitäh sulle jagamas seda lugu, meiega on ka Kristel Ainsalu Töötukassast siin. Tere sulle, Kristel! Tere! No kui sa seda lugu kuuled, minu küsimus on see, et Töötukassa poole pöördutakse väga erinevate põhjustel. Üks põhiline põhjus, mida me teame, on see, et mind lasti lahti, nüüd ma töötan. Kui palju teie poole pöörduvad inimesed etteruttavalt või ennatlikult, et küsida nõu või abi, et mul on selline tunne, et mu karjäär hakkab
tervise põhjustel kokku kukkuma, mis ma edasi pean tegema? Tegelikult üha rohkem, et seda on nagu tegelikult selles mõttes on nagu hea kuulda, et või hea nagu näha, et inimesed ikkagi jõuavad meieni. Aga see kirjeldus, mida Mirjam kirjeldas, et tegelikult see ei ole mitte nagu väga selline levinud, et inimesed võiksid jah, neid märguandeid võib-olla varem endas märgata ja näha, nii et meie seda tegelikult iga päev enda töös näeme ja ka mina, kes ma tegelikult töötan karjäärinõustamise suunal, et meie juurde ikkagi neid inimesi jõuab ja see just see tööpool on üks, et teine pool on ka see, et kus inimesed hakkavad tundma, et ma võib-olla ei ole veel tervisest või tervis ei ole kuidagi nagu ei mängi rolli, et aga ma lihtsalt tahan oma töös mingisugust muudatust teha, et kui ta tegelikult juba sellega tegelema hakkab, siis siis on see juba tegelikult hea, sest et kui ta sellega ei tegele, siis võib juhtuda mingi hetk, et kaasneb sellele ka see tervise teema. Ja mõnikord on ka muidugi selline lugu, et inimene lihtsalt juhtub päevapealt, eks ju, et seda ei saa ka alati nagu planeerida, et juhtub mingi õnnetus, avarii ja see töö, mida sa varem tegid, et seda sa teha nagu ei saa, et need on väga sellised ekstreemsed olukorrad, et seda meil ikkagi juhtub paraku küll. See teema on minu arust väga oluline siia aasta lõppu, sellepärast et ühelt poolt me oleme väga pika tervisekriisi läbinud. See on andnud meile väga eripalgelisi mõjutusi ja teiselt poolt räägivad meile uudised siit ja sealt, et kohe tuleb majanduskriis, inimesed on juba pinges, ei tea, mis juhtuma hakkab, ühed ettevõtted juba koondavad, teised võib-olla hoiatavad. Tundub, et mingisugune pinge on ikkagi jõudnud sellesse murdepunkti, et inimesed peavad hakkama nagu valikuid tegema või et mis siis uus aasta toob, eks ole. Ja tervis on selle asja juures nagu väga oluline. Töötukassa on võib-olla ajalooliselt olnud natuke nagu hambaarst, et ega sinna ei ole nagu ilus pöörduda, eks ole. See maailm on ju tänaseks, Kristel, ammu muutunud. Ja seda küll, et tegelikult meie juurde on absoluutselt oodatud just eriti, kui ma räägin karjäärinõustamise valdkonna poole pealt, et oma teemadega, et nii kui inimene tunneb, et tal oleks vaja tööalase või oma nagu sellise eluvalikute üle arutada kellegagi, siis tasub meie poole pöörduda, sest tegelikult karjäär tänapäeval ei ole ainult see, et ma rühin, ma ei tea, kuidagi ülespoole, eks ju, või on tööga seotud, et meie tegelikult selline kaasaegne karjäärinõustamine on holistiline, öeldakse, et see on selline terviklik, et kui ma õhtul lähen töölt ära, siis ma olen ikka seesama inimene, eks ju, ja kõik need minu mured ja rõõmud tulevad minuga kaasa ja vastupidi, ka kui mul on kodus mingid teemad, et ma lähen ju tööle ka nagu nendega. Et selles mõttes on see vaimse tervise teema ja kõik on nagu oluline, et kui ma siit võiks nagu kui ma siit nagu võiks edasi minna või nagu edasi mõelda, et kuidas võib-olla ennast ka sellise töö vaates võib-olla nagu vaadata või me oleme puutunud kokku ka inimestega, kellel ongi see töö ainukene rõõm või ta kuidagi on kippunud nii olema. Ja kui siis selle inimese elus midagi juhtub, et see on veel eriti suur katastroof, sest tal ei ole neid pidepunkte, sest et kui töö on ja et kui töö on tema identiteet ja muide üks sihtgrupp, kes sellega kokku puutuvad, on juhid, et kui juhtidega midagi nagu juhtub, siis juhid on kuidagi elavad oma selles juhi identiteedis ja kui see ära kaob, siis on nagu eriti keeruline situatsioon. Mirjam, ma küsin siia vahele, et sa olid sellises ametis nagu maakler, mis on mõnes mõttes iseenda juhtimine, eks ole, ja väga iseseisev töö, nii palju vähemalt, kui ma olen maaklerite ametit oma elus näinud. Kas sa siin suudad samastuda, et sa panid liiga palju rõhku töö väärtusele või töö tegemisele?
Ja ma korra parandan sind, et ma olin kinnisvara hindaja, et ma ehk siis lõin neid dokumente pankadele, et leida seda turuväärtust. Aga tegelikult on jah, see samamoodi, et ise oled mingil määral enda tööandja, leiad enda koostööpartnerid ja see enesejuhtimine, planeerimine, kõik see on ikkagi väga palju sinu enda teha, et see oligi see, kus teenid nii palju, kui tööd teed ja tahad ju aina paremini, paremad tulemused ja see on see koht, kus võid ikkagi lõpuks läbi põleda, et jah. Mis on siis see, mis lõpuks läbi põlemiseni tegelikult viib? Kas see on ikkagi see, et ise ennast pitsutad või on see, et töömaht lihtsalt tuleb nii palju selga ja sa kogu aeg võtad seda vastu ja lubad ja tahad seda ära teha ja sa lihtsalt ühel hetkel ei jõua või on see kombinatsioon mõlemast? Ma arvan, et minu puhul oli kombinatsioon mõlemast, et tahad kõigile head, teised on esikohal, minul siis kliendid, koostööpartnerid ja sel hetkel tegelikult, kui ma hakkasin aru saama, et tuleb nagu tempo maha võtta, siis see oli juba liiga hilja, et seal olid juba mingisugused probleemid juba varem nagu tekkinud ja sellest kuidagi enam ise tol hetkel ei suutnud seda nagu siluda, siis ütleme niimoodi, seda olukorda. Kristel, me täna käisime välja sellise märksõna nagu teise ringi karjäär ja see on hästi lai teema, sellepärast et ühtpidi on inimesed vahel sunnitud endale valima teise karjääri ja teistpidi on see vahel nagu loomulik protsess, et ma olen oma ühes professioonis jõudnud sellisesse punkti, et ma ei näe head edasiviivat teed ja ma võib-olla prooviks midagi muud. Mismoodi seda teise ringi karjääri ehitama hakata ja kust kohast see peale hakkab? Jaa, see on nüüd teema, millega me ka hästi palju puutume kokku ja teise ringi puhul siis võiks öelda niimoodi, et on inimesed, kes on kukkunud sinna, et elu on nende jaoks eest piltlikult öeldes valikud ära teinud, et sa nagu kas sind on siis koondatud või on mingid muud põhjused ja sul ei ole võib-olla sellist teekonda ette valitud. Teine seltskond on see, kes tegelikult tahab või mingil hetkel saab nagu aru, et on vaja muudatust ja nemad siis seal on ka jälle kahte tüüpi inimesed, osad, kes on juba hakanud mõtlema, mida teha tahaks, aga teised siis veel tegelikult ei ole veel sinnamaani nagu jõudnud, et rahutus nagu on, peaks nagu midagi tegema, aga kuidas ja mida teha, see on nagu keeruline. Ja minu üks selline, ja ma olen seda trummi juba ammu tagunud, et minu üks soovitus on see, mis iganes sa teed kirglikult või on see töö sul lihtsalt, ma ei tea, elatusvahend, siis tegelikult sa võiksid mõelda kogu aeg, aga mis siis, kui ühel päeval ma seda tööd enam ei tee, et mis võiks olla see asi, mida ma teha võiksin. Ehk siis piltlikult öeldes võiks mul olla kõrval plaan B ja mitte ainult see, et ta mul nagu on, vaid ma tegelikult peaksin ka nagu mõtlema, et mida ma võiksin nagu teha selle osas juba praegu, et kui ühel hetkel see plaan B peaks realiseeruma ja isegi viimasel ajal ma olen ka sinna juurde mõelnud, et tegelikult ka plaan C võiks olla kuskil olemas. Ja kui kui see A nüüd nagu ära kukub, siis tegelikult ma ei oleks ei kukuks nagu kogu oma eluga auku. Öelge, mis on siis selles murdepunktis nagu kõige olulisem mõjufaktor, kas see, et mul kaob sissetulek ära, mida inimesed ütlesid 87%, et nad teevad tööd raha pärast, või et mul kaob see eneseväljenduse koht ära, see tähendus iga hommiku üles tõusta ja midagi teha ja kuskile minna?
Jällegi nii ja naa, et oleneb, milline su see majanduslik olukord on, eks ju, et kui sul see sissetulekupuhver on või tähendab selline nagu sul on olemas teatud säästud ja võimalus toimetada, siis võib olla see eneseväljenduse pool, aga on ka kindlasti olukordi, noh, rahatarkus on ju meie igapäevane teema, millest meil räägitakse, aga sellega meil ei ole liiga hästi, nii et see on ka väga-väga oluline asi, nii et noh, see on kombinatsioon, jah. Mirjam, sinuga ma kohtusin tänu sellele, et sa oled tööamseja. Et kas sa kasutad tööamse selleks, et ennast kuidagi nagu kurssi viia, et mis ja kus toimub, või sa pigem kasutad seda selleks, et raha leiva ostmiseks ka oleks? Hetkel ma pigem kasutangi selle jaoks, et kurssi viia, tutvuda erinevate töökeskkondadega, nii-öelda telgitagustega, kuidas kuskil miskit toimub, kuidas see piimala sinna letile või sinna kappi saab, on ju. Et ma olen nagu selle võtnud endale, et leida nagu seda jälle ka, et olla mugavustsoonist väljas ja see on päris selline huvitav ja põnev nagu teekond olnud, et see rahaline pool täna on hetkel nagu teisejärguline. Kas sa oled tänaseks juba jõudnud mingi nii-öelda valikuva otsuseni ka, et mis sinu tööelust nüüd edasi saab ja tervisest või oled sa rahulikul ooterežiimil ja nagu öeldakse, in the flow, et vaatan ja uurin, mis saama hakkab? Ja täna ma olen on ju töötu, sest et siin tervis andis jälle tunda, et ma tegin selle otsuse üks hetk, et ma siis tulin töölt ära seekord, et mitte siis jälle seda kõike üle kuhjata ja langeda kuskile auku. Aga ma kuidagi olen õppinud või näinud seda, et kõik juhtub põhjusega ja vaikselt mingid uued uksed, mõtted on avanenud. Nii et täna ma veel üritan siin tervise saada ree peale ja ehk siis uuest aastast kevadest on uued väljakutsed, mida ma nagu põnevusega ootan, et kuidagi see ikka peab paika, et kõik need olukorrad juhtuvad mingil põhjusel, et seda sa näed siis nagu pärast hiljem. Mirjam, kellega sina soovitad nii-öelda esimeses ringis rääkida siis, kui nüüd keegi vaatajatest tunneb, et ma ei tea, midagi on nagu paigast ära mul, et tervis ja tahtmine ja motivatsioon ja töötunnid on natuke veidralt pikad ja kõik on nagu pahupidi, et kes on see, kelle juurde sina soovitad esimesena minna, et ventileerida, aru saada, mis toimub? No minul on selle jaoks on ju lähedased sõbrannad, pere, kes võib-olla ei räägi või ei tunne ennast mugavalt, siis on ju peaasi.ee lehekülg olemas, kust sa saad ka natuke võib-olla aimu, et mis sul võib toimuda ja perearsti poole, et perearst on see esimene samm siis kelle pool saab ka teha neid vaimse tervise teste või ta suunabki sind sinna peaasi.ee koduleheküljele ja siis sealt sa saad edasi toimetada vastavalt enda olukorrale. Kristel, mis on sinu soovitus? Kindlasti, nagu Mirjam ütles, et see võrgustik või endal lähikondsed on hästi oluline, et kui sealt on kellegagi nagu rääkida ja arutada, et siis on hästi. Ja lihtsalt huvitav tähelepanek on see, et kui meie juurde inimesed jõuavad me ikkagi tulevad nagu tööelu teemadega, siis mehed ütlevad tihtipeale, et neil naine ütles, et mine karjäärinõustaja juurde, et see on ka niisugune tore trend, et mehed väga ise meie juurde võib-olla ütleme teatud vanuses ei taha tulla, et ma olen märganud, et nooremad mehed küll juba tulevad väga kenasti arutama oma teemadel, aga ütleme 40+, et nemad tulevad üsna tihti veel sellega, et naine saatis, et meie oleme ka alati olemas oma tööelu teemadel nagu rääkimas ja meie juurde ju võivad tulla
inimesed rääkima, nii töötud kui töötavad inimesed, et see on nagu, ma arvan, et Eesti riigis väga suur nagu asi ja väga suur võimalus, et ka töötavatel inimestel on tasuta võimalus tulla rääkima meiega. Kasutage seda võimalust. Aitäh teile, Mirjam ja Kristel, nõu andmast ja oma lugusid jagamast. Kristel, meil ei ole küll aega praegu pikalt rääkida baromeetrist, aga ütle meile siis see tõde kiiresti ära, et mida õppida tasub, milliseid suundi valida tasub selleks, et järgmisel 10 aastal tööturul olla edukas. Ahah, nii laiahaardeliselt kohe, et tegelikult karjäärinõustajana ma ikkagi ütlen seda, et tegelikult tuleb valida seda, mida sa tunned, et sul sisemiselt tõmbab, sest et muidu juhtub ühel hetkel jälle, et on tervise teema, eks ju, et see vastuolu. Aga tasub ikkagi nagu vaadata ja noh, ütleme niimoodi, et neid, kas on see reaalsuund või humanitaarsuund või selline sotsiaalsed teemad, et mis sealt valida, et kui see on nagu paigas, et siis hakata vaatama, et mis seal selles valdkonnas nagu huvitavat on. Et noh, üle ega ümber ei saa kuidagi, et ikka see infotehnoloogia, eks ju, meil siin on väga nagu tulemas, aga ka meditsiinivaldkond ja tervishoiuvaldkond seoses sellega, et noh, rahvastikutrendid näitavad, et sealt kindlasti seda tööd ja leiba jätkub ja õpetajad on kindlasti prioriteetsed justkui kui seda tähenduslikku tööd saada ja ma olen viimasel ajal puutunud kokku paljude õpetajatega, et seal nad teevad ägedat tööd ja kui ikka sa südamega teed, siis sealt võib sellist nagu mõnusat karjääri endale luua, nii et tegelikult, aga noh, põhisõnum on ikkagi see, et tee, mida armastad.